tervist, mina olen Maitu Tunn ja tänases Elukooli tunnis ma näitan teile, kuidas koduste vahenditega valmistada endale imemaitsvat koduõlut. Tere tulemast mu fucking elukooli. Nii, ja kõigepealt õllede jaoks meil läheb vaja siis pott, maltoosa, suhkur, termomeeter, desinfitseerimisvahend, segamispulk, õlletärn, vesilukk, ämber ja õlleankur. Ja esiteks desinfitseerime ära purgid ja kõik asjad, mida me kasutame. Desinfitseerimine. Selleks võtame vett. Ja kasutame desinfitseerimisvahendid. See on hea. Umbes täpselt 2 grammi. Ja siis lisame ka natuke sidrunhapet, sest see desinfitseerimisvahend vajab natuke hapet. Nii. Lisame vett. Pulbi. Ja segame. Ja valmis. Oi, bled, raisk. Ma praegu ka. Ja järgmiseks võtame maltoosa ja paneme selle vette, sest ta on siuke siirupilaadne toode. Ja muidu on väga raske teda siit purgist kätte saada, eks ole. Nii. Las ta tiksub siin. Nii. Ja järgmiseks võtame umbes potitäis vett. Ja laseme selle vee ka keema. Ja siis lisame siia suhkru ja segame selle läbi. Hakkab keema. Nii. Ja siis järgmiseks, kui vesi on juba peaaegu keema läinud, lisame suhkru. Ja suhkrut läheb umbes täpselt 800 kuni 1200 grammi. Väga hea, peaaegu keeb, paneme vähe suhkrut juurde. Kuulad seda? Nii, ja samal ajal me võime rahulikult maltoosa välja võtta. Ai! Ja siis tuleb see lahti teha noaga, kuna lihtsam on muidugi avajaga. Aga miks minna otse, kui saab ka ringiga? Kaup on hea. Ja nüüd valame selle kogu kopatuse desinfitseeritud ämbrisse. Paneme Kaiveri muusikat. Tule meile ära möödagale. Lõhnab nagu leib. Nagu aeglusuva leib. Ja nüüd võtame vee otse pliidilt. Siin on siis vesi, mis on juba suhkruga läbi liotatud, ehk siis suhkur on ära sulanud selles vees. 800 kuni 1200 grammi. Ja kui on pandud sisse, siis tuleb läbi segada kulbiga. Hästi saura. Ja järgmisena paneme ämbrile termomeetri. Jah. Tere. Ei ole, noh. Jah, vabandust, jah. Millal me seda istuvat ära päev otsana? Järgmiseks lisame siis termomeetri, nagu te näete siin. Kire maha.
munnigi näita. Ja järgmiseks, kui teil on maltoosa pandud ja suhkur ka ladestatud, siis peate lisama vett. Ja kõige parema maitsega õlle saab muidugi allikaveest või siis orbude pisaratest. Ja mina käisin ise Kamtšakal Siberi orgudes selle veel järel ja see vesi on kõik filtreeritud läbi jääpurikate ja mammutinaha. Plus ma pidin ühe nunnaga maadlema ja 2 karuga kätt suruma, et seda saada. Nii et, jah. Aga palju lisada vett? See on hea küsimus. Ja, et küsisite seda. Vett tuleb lisada umbes täpselt 22 liitrit. Nii, ja nüüd kontrollime temperatuuri. Temperatuur peaks jääma siis 20 ja 24 kraadi järgi vahele. Ja see on umbes täpselt paras. Nii, ja siis lisame peale pärmi, mis oli retseptipakis kaasas. See on laste lukk. Ja siis järgmiseks. Järgmiseks paneme kaane peale. Ja kui kaan on peal, siis tuleb panna vesilukk. Ja selleks on meil vaja neid. Ei, need ei ole seened. Need on vajalikud komponendid. Paneme selle siia. Niimoodi, et on hea ja mõnus. Ja järgmiseks vesilukk. Ja järgmiseks Sorry. Ja järgmiseks lisame vesilukku. Ja lisame vett mulksuja sisse. Et mulk saaks ja kui mulksuja on lisatud, see on siis selle jaoks, et hapnik ei pääseks ligi ja ei saaks rikkuda me käärimisprotsessi, mis siin juba käib. See on nagu beebi. Me ootame. Liigutas. Ja kui vesilukk on paigaldatud, siis me paneme ta umbes 20 kraadi kätte, ehk siis toatemperatuuris käärima. Ja kui virre on umbes 4-6 päeva käinud, siis desinfitseeri ankur, pane kraanile toruteip, tee pudeli kaelast lehte, vala virre ankrusse, ära mööda vala, ja lisa 140 grammi vees lahustunud suhkrut ning punn peale ja voile! Oota, ära pane veel, las ma pumpame. Ja kui kõik see pask on tehtud ja õlu on teil ankrusse pandud, siis hakkab järelkäärimine ja see on umbes, ütleme, 7 päeva. Ja pärast 7. päeva võite juba õlleankru tõsta kuhugi jaedamasse kohta, et ta saaks ilusti laagerduda ja siis saate juba õlut ise nautida. Või samuti pärast seda te võite ta panna pudelisse ja siis saate ta Konsumi ette kaasa võtta, kus te saate seda koos sõpradega nautida. Aga minul tavaliselt teda nii kauaks ei jää, sest olgem ausad, ma proovin teda, et ta oleks ideaalne ja siis tavaliselt ta saab otsa. Millegi pärast. Sest õlut ei ole kunagi piisavalt. Ja siis vaatame seda õlut, kuidas ta välja näeb. See õlu on nüüd ise juba üle 7 päeva olnud siin, et ta on siis laagerdumisprotsessis. Ja vaatame, kuidas see õlu välja näeb siis. Ehk siis, nagu te näete, vahutab väga kenasti. Nii, ja nagu te näete siin, on siin korralikult vahtu, mis tähendab seda, et siin on korralik surve sees. Ja siis jätate lihtsalt laua peale natukeseks ajaks seisma, et vaht saaks ära kaduda. Ja samal ajal saate võtta kätte handlid. Super see! Nagu te näete siin, hakkab õlu vaikselt settima.
no joomisvalmis juba on. et põhimõtteliselt on ta joomisvalmis. Aga kuna ma tegin sitaks trenni, ma hingeldan praegu ja mul päris palju õlut jäänud. Ja nüüd ta peaks olema suht okei, juba juua. Ilusa värviga, ma ütlen. Aroom tundub hea. Siuke praetud villase soki lõhn on, kerge, õrn. Mammuti naha higi. Jah. Ja natuke on ka seenelõhn, aga ma ei tea, mis see. Ja siis proovime ära selle õlle, mis ta siin on siis. Vaatame. Maitseb nagu laagerdunud mära kusi, aga raisk kus litib hästi. Võtan ühe veel. Lase mahtu täis. Lase seda mahtu siia. Ja alati pidage meeles õlle tegemise kuldreeglid, et tähtis ei ole vili ega vesi, vaid see, et õlu hakkaks pähe ja et seda saaks juua vähemalt 2 kesi. Sest üksi juues saaks alkohoolik ilmselgelt. Mida ma ei ole. Nii, ja sellega võtakski tunni kokku, kodusest tööd ei jää ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma õpetan teile, kuidas valmistada koduste vahenditega metaamfetamiini. Mina tänan.